Videovalvest on saanud lahutamatu tööriist kadunud isikute juhtumite uurimisel. Jälgimissüsteemid annavad olulist teavet kadunud inimeste viimaste teadaolevate liikumiste kohta, võimaldades uurijatel kokku panna võimaliku sündmuste käigu. Sellest jälgimisprotseduurist hoolimata on siiski paljude inimeste saatus endiselt teadmata. Number 20. Ashley Basma taustaja isiksuse kohta on vaid ühe lausejagu infot, mida saab järeldada ainult tema kadumisega seotud asjaoludest. Esiteks oli Ashley Basma 2025 aastal. 40-aastane ning piirkonna põhjal, kus ta kadus, võib järeldada, et talle meeldis looduses viibida, matkata ja telkida. Ülejäänud kadunud naise kirjeldus oli kokku võetud plakatitel, mis kattisid rahvarohkeid tänavaid ja sotsiaalmeedia ajajooni. Ashley Basma, nagu öeldi, oli viimati nähtud roosade retuuside ja halli kampsuliga. Tal olid sinised silmad ja kadumise ajal olid tema juuksed värvitud roosakas toonis. Ta oli 5 jalga ja 4 tolli pikk ning kaalus umbes 52 kilogrammi. Ja alates 14. oktoobrist 2025 pole keegi teda näinud ega temast kuulnud. Tema kadumisega seotud asjaolud on kummalised ning uurimine on jäänud seisma, sest vihjeid on vähe ja uusi juhtlõngu pole tekkinud. Ashley kadumise ajajoon algas sen päeval Vancouveri saared Briti Kolumbias, Kanadas. Sen naine oli läinud kalastusretkele, kuigi pole täpsustatud kellega ta koos oli, kui üldse kellegagi. Reisi toimumine kinnitati Cumberlandis, kus Ashley olevat püstitanud laagri Comoxi järve lähedale, mis asub 24 hektari suuruses Cumberland Lake'i pargis. Looduskaitseala pakub liivarandu, ujumisplatvormi, kämpingut, 14 varustatud telkimiskohta, grupilaagrit, kai, paadi vette laskmiskohta, matkaradu ja kuni 34 varustamata telkimiskohta. Pargis elavad ka mustsabahirved, Roosevelti vapitid, puumad ja mustad karud, mistõttu peavad telkijad kogu toidu hoidma loomakindlates konteinerites. 4 päeva jooksul enne Ashley kadumist nähti teda valvekaamerates sisenemas ühte täpsustamata asutusse. See pilt andis õiguskaitseorganitele ja avalikkusele uue ettekujutuse sellest, kuidas Ashley välja nägi oma kadumise ajal. Musti karusid näevad nende parkide külastajad sageli. Arvatakse, et pärast laagri ülespanekut järve lähedal võis Ashley minna ühele lähedal asuvale matkarajale, kuigi uurijad ei oska kindlalt öelda, millist rada ta võis kasutada. On ka pakutud, et keegi võis ta peale võtta või et ta võis kõndida tundmatusse kohta. Tema kadumisega seotud asjaolud on õiguskaitseorganitele endiselt teadmata ning nad hoiavad kõik võimalused avatuna. Kui ema Sandy pole temast 2 päeva midagi kuulnud, andis ta tütre kadumisest teada Kanada kuninglikule ratsapolitseile. On möödunud kuus ning uurijad on järginud kõiki võimalikke vihjeid, jätkates tema juhtumi aktiivset uurimist. Lähedased on loonud GoFundMe lehe, et koguda preemiaraha teabe eest, mis viib Ashley Basma asukoha leidmiseni. Perekond usub, et preemia pakkumine võib julgustada neid, kellel on teavet lagedale tulema ja aitama neil oma kadunud lähedast leida. Perekond ei ela Comoxi piirkonnas, mistõttu peavad nad edasi-tagasi sõitma ja majutust otsima, mis tekitab neile lisakulusid. GoFundMe kaudu kogutud raha võimaldaks neil jätkata käimasolevaid otsinguid. Eesmärgiks on seatud $9,000 Kanada, millest üle 7,500 on juba kogutud. Kõik vihjed Ashley Basma asukoha kohta võib edastada Comox Valley RCMP-le numbril 25033 81321. Vigilantejatel palutakse mainida toimiku numbrit 202 515 816, number 19. Lisa Dorian sündis Põhja-Iirimaal 1979. Hanastal olles Pat ja John Doriani 4 lapsest vanim. Tal on 3 nooremat õde, Michelle, Joanne ja Sierra. Oma 20-ndates töötas noor, seltskondlik, avatud ja lõbus naine poemüüjana mereäärses Bangori linnas Downi krahvkonnas. Ta plaanis kolida Hispaaniasse, et alustada jetide rendiäri, kasutades selleks isikliku vigastuse eest saadud 50 000 naela suurust kompensatsiooni, mis pidi laekuma 2005 aasta keskel. 2004 aasta. Suvel lõpetas Lisa oma 4 aasta pikkuse suhte Jamie Millsiga ja hakkas aega veetma uue sõpruskonnaga, keda tema perekond ei kiitnud heaks. Nad uskusid, et sellel grupil olid sidemed organiseeritud kuritegevuse, kangete narkootikumide ja lojalисtlike paramilitaarsete rühmitustega.
Umbes sel ajal hakkas 24-aastane Liisa väidetavalt regulaarselt narkootikume tarvitama. Enne kui Liisa jõudis oma hüvitist kätte saada, sai temast aastakümneid lahendamata juhtumi keskne isik. 2005 aasta veebruari lõpus veetis Liisa reede õhtu Broomsportis, enne kui jäi ööseks sõbra juurde Ballywaterisse. Järgmisel päeval nähti teda pubis Kurt Coveni lähedal, seejärel peol Ballyhalberti piirkonnas, enne kui ta naasis mitmeks tunniks oma korterisse Bangorisse. Mingil hetkel sellel ööl või vara hommikul lahkus Liisa oma korterist ja läks Naomi Drysdale'i koju Ballyhalberti, kus toimus veel üks koosviibimine. Pühapäeval, 27. veebruaril läksid Liisa ja mitu tuttavat pärastpeole maha jäetud Ballyhalberti karavaniparki. Paljud osalejad olid meelemürkide mõju all. Väidetavalt veetis Liisa suure osa oma ajast Mark Lovetiga, kes oli pargi hooldaja. Esmaspäeva, 28. veebruari varajastel tundidel dokumenteeriti tema viimased teadaolevad liikumised. 1. märtsil helistas tema korterikaaslane tema nooremale õele, Joanne'ile, et öelda, et Liisa polnud nädalavahetusel koju naasnud. Kõned Liisale jäid vastuseta ja tema perekond alustas kiiresti otsinguid. Sel õhtul kohtus perekond Mark Lovetiga, kes nende sõnul oli nutune ja endast väljas. Ta väitis, et tema ja Liisa istusid umbes kell 4:45 hommikul Haagis suvilas, kui nad kuulsid valju müra ja nägid väljas vilkuvaid tulesid. Mõlemad jooksid hirmunud välja ja kaotasid pimeduses üksteist silmist. Mark ütles, et ta proovis hiljem Liisale helistada, kuid too ei vastanud. Ta väitis, et see oli viimane kord, kui ta teda nägi. Liisa Dorianist teatati kui kaduluks jäänust ning politsei alustas otsinguid Haagi suvila pargis. Haagi suvilas leidsid nad tema käekotti ja muud isiklikud asjad. Tunnistajate ütlused oli piiratud, sest enamik peolisi olid olnud alkoholi või muude ainete mõju all ega suutnud anda usaldusväärseid ütlusi. Üks peoline, kes polnud midagi tarvitanud, andis rohkem üksikasju. Ta ütles, et Mark ja Liisa hallutsineerisid nii tugevalt, et ta hakkas nende pärast muretsema. Umbes kell 1:15 helistas ta Liisale, et tema käekäigu kohta uurida, kuid ta ei vastanud. Mark võttis telefoni vastu ja ütles segaselt, et ta näeb asju, mida pole olemas enne kui toru ära pani. Politsei sai hiljem vastuolulist teavet. Mark ütles alguses, et ta helistas Liisale pärast seda, kui nad teineteisest eraldusid, kuid mitu kuud hiljem oli ta helistanud ka tema poissõbrale, kes väidetavalt väitis, et viibib Bangoris koos teise naisega. Poissõber eitas seda ja ütles, et Mark ütles talle ainult, et Liisa on kadunud. Ta avaldas ka, et Liisa telefon oli tegelikult tema korteris Ballywateris. Pärast neid vastuolulisi ütlusi lõpetas Mark järsult suhtlemise politseiga ja on keeldunud Liisa perekonnaga koostööd tegemast. 2025 aasta veebruaris avaldas politsei Saltwater Bricki restoranis filmitud turvakaamera salvestise Liisast, mis oli tehtud 2 päeva enne tema kadumist. See on siiani viimane teadaolev salvestis temast. 2 aastakümmet hiljem on Liisa endiselt kadunud. Tema perekond loodab endiselt, et ühel päeval leitakse ta üles. Teda kirjeldatakse kui blondide juuste, siniste silmade ja saleda kehaehitusega ning umbes 164 cm pikkust naist. Crime Stoppers pakub 20 000 naela suurust preemiat teabe eest, mis viib Liisa asukoha leidmiseni või nende isikute vahistamiseni, kes on tema kadumise eest vastutavad. Liisa perekond jätkab teabe küsimist, lootes, et keegi annab vihjeid, mis aitavad neil õigele jäljele jõuda. Viimati nähti Liisat valge T-särgi, heledate dressipükste ja valgete karvaste moonbootidega, kui ta kaduma läks. TV tema kohta saab erastada Põhja-Iirimaa politseile numbril 101 või nende veebilehe kaudu aadressil psni.police.uk KHD psni.police.uk/report. Anonüümseid vihjeid saab anda Crime Stoppersile numbril 0800 555 111. Number 18. Brett McGilvery sündis Wangan Hillses Lääne-Austraalias ja oli hingelt maapois. Lähedased kirjeldasid teda kui seltskondlikku, avatud, sõbralikku ja hoolivat inimest, kellel oli suur sõpruskond. Ta armastas sporti, eriti tennist, kriketit, korvpalli, jalgpalli, surfamist, veepalli ja kalapüüki, mille vastu tekkis tal kirg perepuhkustel Cervanteses. Tema pere sõnul elas ta Austraalia unistust, kuni ta seostati lahendamata Stuarti maantee kadumistega.
Stuarti maantee ulatub 2800 kilomeetri kaugusele Port Augustast Lõuna-Austraalias kuni Darwinini põhjas, läbides osa Austraalia kõige üksildasematest aladest. Kuna linnade vahel on vähe peatusi ja kiiruspiirangud ulatuvad kuni 130 kilomeetrini tunnis, peetakse seda üheks riigi ohtlikumaks teeks. Aastatel 2004 kuni 2007 toimus Stuarti maantee lähedal Põhja territooriumis mitu kadumist ning paljud neist on siiani lahendamata. 1997 aastal veetis Brett 3 kuud Greylandsi haiglas pärast seda, kui tema vanemad, Rosette ja Colin, märkasid kummalisi vestlusi, paranoiat ja luulude märke. Teda raviti ägeda psühhootilise episoodi tõttu, mille põhjus oli teadmata. Kuid pärast haiglast lahkumist uskus tema perekond, et tal läheb hästi. See kogemus inspireeris Brettit hiljem tegelema kogukonnaõenduse või vaimse tervise tööga. Ta astus Edith Cowan'i ülikooli, sai survele vaatamata hästi hakkama, leidis palju sõpru ja tegi isegi praktikat Greylandsi haiglas, kus teda kunagi raviti. Kõik muutus aga esmaspäeval, 10. aprillil 2006. Sellel hommikul valmistus 26-aastane Brett tööle minema, ütles emale, et võib-olla tuleb tavapärasest hiljem koju ja lahkus kell 6:40 hommikul oma valge Toyota Camry'ga. Tal olid kaasas telefon, rahakott, kott ning ta kandis oma meditsiiniõe vormivahetuseks Bethesda haiglas Claremontis. Hiljem samal päeval leidis Rosa automaatvastajalt sõnumi Edith Cowan'i ülikoolist, kus tuletati Brettile meelde, et ta annaks oma ülemusele teada, kui ta jääb õenduspraktikalt eemale. Ta muutus närviliseks, kuid arvas, et võib-olla polnud haigla tema kohalolekut üles märkinud. Siis märkas Colin, et Brett oli oma liitsiumkarbonaadi ravimi küünkapi jätnud. Algul lootsid nad, et ta oli lihtsalt ühe annuse vahele jätnud või läinud sõpradele külla, kuid pärast korduvaid vastuseta kõnesid ja unetut tööd andsid nad temast kadumisest teada. Politsei kontrollis Bretti telefonikõnede andmeid ja sai teada, et tema telefon oli välja lülitatud kohe pärast kodust lahkumist. Ta ei olnud haiglasse läinud. Selle asemel sõitis ta kohalikku panka, võttis raha välja ja lahkus linnast. Sellest ajast peale pole temast keegi midagi kuulnud. Kuna ta armastas reisida, uurisid uurijad Austraalia erinevate piirkondade turvakaamera salvestisi. Hiljem nähti teda Sedunas, mis asub umbes 2000 kilomeetrit Perthist ida pool, kui ta võttis pangaautomaadist veel raha välja. 5 päeva järjest tehti tema kontolt raha väljavõtmisi, kuni see oli täiesti tühjaks tehtud. Tema vanemad kandsid kontole veel raha, kuid pärast 15. aprilli rohkem tehinguid ei tehtud. Hiljem teatas pargivalvur, et nägi Bretti suurel reedel Lurita teel Kings Canyoni lähedal Põhja territooriumil. Ta magas tee ääres ja ütles, et tal on raskusi oma sõiduki leidmisega. Ta ütles valvurile oma nime ja ütles, et suundub koju. Valvur ütles, et mees nägi füüsiliselt terve välja, kuid tundus segaduses. Seega võttis ta ühendust Hermannsbergi politseiga. Kui vihje seostati Bretti kadumisjuhtumiga, seadis politsei üles teetõkke, kuid ta oli juba kadunud. 26. aprillil teatas veokijuht Stuarti maanteel rünnaku piirkonnas hüljatud Toyota Camry'st, mille registreerimisnumber oli 8CI 766. See oli Brett Hermannsi auto. Autos leidsid politseinikud, et paak oli täis, võtmed süütelukus, Brett Hermannsi rahakoti ja tema telefoni. Ainsana olid kadunud Brett Hermanns ja tema must kott. Kütused check näitas, et Brett Hermanns oli 15. aprillil Alice Springsis ning politsei otsis teda õhust ja maalt, kuid rohkem vihjeid ei leitud. Brett Hermannsi kadumine on endiselt lahendamata. Tema perekonna sõnul ei märganud keegi päevaden enne Brett Hermannsi kadumist midagi ebatavalist, mis teeb selle juhtumi äkiliseks, ootamatuks ja täiesti tema iseloomune mittevastavaks. Brett McGilvreid on kirjeldatud kui valgenahalist meest, kellel on sinised juuksed ja pruunid silmad. Tal on hele nahk ja tugev kehaehitus. Väidetavalt on ta 5 jalga ja 7 tolli pikk ning arvatakse, et tal oli kadumise hetkel kaasas väike must seljakott. Teavet saab edastada Crime Stoppersile numri 1-830. Teeteid saab esitada ka veebis aadressil nsw.crimestoppers.com.au. Number 17. 11. märtsil 1933 sündis Fermín Delgado Pinto Peruus, kus ta kasvas üles tagasihoidlikult põldudel töötades. Need, kes teda tundsid, kirjeldasid teda kui lahket, sõbralikku, perekeskset ja rõõmsameelset inimest.
Kuna ta elas ranniku lähedal, tekkis tal armastus ranna- ja kalapüüdi vastu. Isegi vanas eas jäi ta iseseisvaks ja nautis pikki jalutuskäike, tulles alati ilma abita koju tagasi. Tal ei olnud dokumenteeritud terviseprobleeme, dementsust ega kognitiivseid häireid. 2011 aastal kolis Fermin Peruust Tšiilisse, et olla oma tütardele ja lastelastele lähemal, asudes elama Santiagos asuvasse Peñaloma kommuuni. 2018. aasta märtsis korraldas üks tema tütardest koos abikaasaga üllatusreisi Limasse, Peruusse, nende 25. pulma aastapäeva puhul. Fermin sai sellest teada ja nõudis, et ta saaks samuti kaasa minna, et ka oma perekonda külastada. Kuna Fermini pilet osteti viimasel hetkel eraldi, pidi ta üksi Tšiilisse tagasi sõitma. Tema perekond muretses tema vanuse pärast, kuid lennufirma töötaja kinnitas neile, et personal aitab teda lennujaamas, sealhulgas lennukist väljumisel ja pagasi kättesaamisel. Pärast 2 nädalast viibimist Limas astus Fermin tagasi lennule, mis pidi maanduma Arturo Merino Benitezi rahvusvahelises lennujaamas 2. aprillil kell 19:00. Sugulased Tšiilis ootasid teda 4. väljumisvärava juures, kuid pärast seda, kui kõik reisijad olid läbi tulnud, ei ilmunud Fermin kunagi välja. Kui Pui perekond palus lennujaama töötajatelt abi, kästi neil oodata ja neil keelati siseneda piiratud aladele ning töötajad ei kinnitanud isegi seda, kas lennuk oli kohale jõudnud. Ferminil ei olnud mobiiltelefoni, seega ei saanud keegi temaga ühendust võtta. Tema tütar, kes hiljem Limast maandus, avastas, et ta oli endiselt kadunud. Sugulased jagunesid ja otsisid terminali ise läbi. Üks kontrollis taksoala, kuid eemaldati sealt. Nad rääkisid ka saabuvate reisijatega ja kohtusid Kolumbia naisega, kes ütles, et talle oli samuti lubatud abi lennujaamas, kuid ta ei saanud seda kunagi. Lõpuks leidis perekond politseiniku, kes sundis lennujaama töötajaid infot andma. Töötajad väitsid, et Fermini lennuk saabus mitu tundi varem, kuid tema pagasiga oli probleem ning ta pandi pagasialas ratastooli ja kästi oodata. Nad ütlesid, et ta muutus ärritunuks ja lahkus omal käel. Perekond ja ametnik nõudsid turvakaamerate salvestisi hoolimata töötajate vastuseisust. Salvestis lükkas lennujaama loo ümber. Fermin oli järelevalveda alates hetkest, kui ta terminali sisenes ja teda ei näidatud kunagi pagasi väljastusalas ootamas. Taksojuht rääkis temaga, kuid Fermin ei istunud taksosse. Umbes kell 19:30 näitasid kaadrid, kuidas tundmatu mees, kes võis olla lennujaama töötaja, lähenes Ferminile. Mees osutas ühes suunas ja Fermin kõndis selles suunas bussipeatuse poole. Turvakaamerad näitasid hiljem, kuidas Fermin seisis seal järjekorras, kuid muutus kannatamatuks ja lahkus, kuni kadus kaamera vaateväljast. See oli viimane kinnitatud kord, kui teda nähti. Ferminil oli kadumise hetkel kaasas 9000 peesot, mis pani tema perekonna kartma, et ta võib olla sattunud tänavale elama. Uurimise käigus avastasid nad, et ka teised eakad ja haavatavad inimesed olid kadunud häirivalt sarnastel asjaoludel. Fermin Delgado Pinto oleks täna 92 aastat vana. Teda kirjeldatakse kui latinot, kellel on pruunid silmad ja lühikesed hallid juuksed. Tal on keskmine kehaehitus ja ta on umbes 168 sentimeetrit pikk. Teavet selle kadunud mehe asukoha kohta võib edastada uurimispolitseile või võtta ühendust numbril 27082 178. Number 16. Amy Brown on kirjeldanud oma abikaasat David Lamar Browni kui imelist inimest, täiuslikku abikaasat ja armastavat vanaisa. Paar oli olnud abielus veerand sajandit ning 2024 aastal sai David 70-aastaseks. Õnnelik paar oli sel aastal koos uut kodu ehitamas ning väidetavalt elasid nad oma unistuste elu ja planeerisid ülejäänud elu koos. Kahjuks oli see sama aasta, mil David sai ootamatu diagnoosi, mida keegi poleks osanud ette näha. Pärast mõningaid terviseprobleeme läks David arsti juurde, kus ta diagnoositi 4. staadiumi vähk. Talle määrati ravimeid haiguse kontrolli all hoidmiseks ja peagi alustas ta ravi, kuid see polnud veel selle katsumuste rohke teekonna lõpp. Amy tõi oma abikaasa Davidi nende kodust Georgiast Brooksville'i Floridasse, Hernando maakonda, sest David, kes pidas nüüd rasket võitlust, igatses oma venda näha ja temaga aega veeta. Üks asi Davidi soovide nimekirjas oli minna koos vennaga 194 aakri suurusele perele kuuluvale maale, et külastada Vana Tamme. Just sellel samal külastusel kadus David Brown salapäraselt, käivitades ulatusliku otsinguoperatsiooni, mis pole siiani vaibunud.
See oli 13 august, kui David ja tema vend koos ustava koolitatud valvekoera Snoopyga otsustasid minna Brooksvillis Baton Rouge'i metsasesse piirkonda. Kolmekesi sõitsid nad golfikäruga metsa poole, kuid nende tee blokeeris langenud puu. See lamas üle raja, takistades neil edasi liikumast. Davidi vend otsustas koju tagasi minna, et tuua varustust puu eemaldamiseks. 69-aastane jäi Snoopyga maha ja ütles, olgu, ma liigun edasi. Ma lähen koos koeraga puud vaatama. See oli viimane kord, kui lähedased nägid või kuulsid Davidilt. Ta ei tulnudki sellelt liikeselt jalutuskäigult tagasi. Enne kui tema vend jõudis metsast tagasi, tuli Snoopy üksi koju ja David polnud temaga. See tekitas kohe ärevust. Ta kihutas tagasi teele ja alustas mitmetunnist otsingut, mis ei andnud tulemusi. Kella poole 2 pärastlõunal teatati Hernando maakonna šerifi büroole David Browni kadumisest ning kohe alustati otsingu ja päästeoperatsiooniga, sest kadunud oli haavatav mees, kes vajas regulaarseid ravimeid. Võimud said kiiresti kätte metsas tehtud kaadrid, mille salvestas rajakaamera ja kus on näha, kuidas David kõnnib lõunasuunas, näiliselt Heyman Road'i poole, umbes kell 10:40 hommikul. Politseinikud suundusid piirkonda ja otsisid rada mööda, jälgides mehe samme. Rajast edasi piirkonnas, enne seda, kui ta kaamera eest möödus, leidsid uurijad Davidi prillid ja kingad, kuid teda ennast polnud kusagil näha. Kuna rohkem kaamerasalvestisi pole, loodavad uurijad nüüd ainult tunnistajate vihjetele, kes võisid kadunud isikut märgata. Davidi leidmine on tema seisundit arvestades äärmiselt kiireloomuline. Teda kirjeldatakse kui valgenahalist meest, kellel on hallid juuksed ja sinised silmad. Ta on 5 jalga 11 tolli pikk ja kaalub umbes 175 naela. Teavet selle kadunud isiku asukoha kohta saab edastada Hernando maakonna šerifi büroole number 352 754 6830 viitega juhtumile 2024 00 333 975. Number 15. Nii nagu tema ebatavalise kadumisega seotud asjaolude puhul, ei ole ka Anna Qureshi elu kohta palju teada, sealhulgas tema isiklike suhete, kuuluvuste ja ajaloo kohta. Teada on, et ta oli 33-aastane ja elas New Jersey's korteris koos oma väikese koeraga piirkonnas Heights, Jersey City's, majas aadressil South Street 147. Anna kadumine algas 2025. aasta 1. märtsil varahommikul. Umbes kell 4:56 hommikul lahkus Anna koos oma koeraga oma korterist. Tema võtmed ja mobiiltelefon olid jäänud korterisse ning sealt edasi saame me loota vaid turvakaamera salvestistele Annast, et kokku panna ülejäänud osa tema teekonnast enne, kui see järsult katkes. Järelevalvekaadrid näitasid, et Anna oli läinud ühte oma kodu lähedal asuvasse parki, mis hiljem kinnitati olevat Riverview Fish Park. Pole kindel, kas tal oli sel hetkel oma koer kaasas, kuid kui teda uuesti nähti, oli ta üksi. Kadunud naist nähti viimast korda samal päeval Hobokenis, mis asub 2 miili tema Jersey City korterist ida pool. Kaadritel oli näha, et ta kandis musta jopet, musta dressipluusi, musti pükse ja musti kingi. See oli viimane kord, kui teda turvakaamerate salvestistel nähti. Kui keegi enam Annast ei kuulnud ega näinud, teatas tema perekond ta kadunuks ning see käivitas põhjaliku uurimise ja otsingud. Juhtumit uurides sattusid võimud Anna koera peale, kes oli kummaliselt ja ebatavaliselt jäetud üksi korteri koridori, kus töötajad ta leidsid. See vastus oli perekonnale muret tekitav, sest nende arvates polnud Annale omane oma koera sellisesse olukorda jätta. Sellest kummalisest juhtumist alates on tehtud vähe edusamme. Vähe vihjeid on laekunud. Iga vihje on üle kontrollitud, kuid ükski neist pole toonud uusi jälgi, mis aitaks uurijatel õigele teele jõuda. Lähedased on pakkunud tasu tema asukoha leidmise eest ning võimud paluvad kogukonna liikmetel üle vaadata turvakaamerate salvestised, lootes, et isiklikud kaamerad on midagi jäädvustanud. Tema juhtumit käsitletakse kadumisjuhtumina ja see on 2026 aasta aprilli seisuga endiselt lahendamata. Anna on kirjeldatud kui oliivikarva nahaga, mustade juuste ja pruunide silmadega. Ta on 5 jalga ja 10 tolli pikk. Tal on nii kõrvad kui ka nina augustatud ning väidetavalt on tal mitu tätoveeringut.
Tived tema kadumise või asukoha kohta saab edastada Jersey City politseiosakonna Põhjaringkonnale numbril 201 547 5350 number 14. Charlene Hobbs on ema, õde, tütar ja paljudele sõber. Tema isikliku elu või mineviku kohta pole palju avalikustatud. Väidetavalt oli ta kadumise ajal 36-aastane ja elas Cardiffi Riverside'i linnaosas. Sündmuste ajajoon, mis on seotud Charlene'i seletamatu kadumisega, algab 19. juulil 2024. See oli päev, mil teda viimati nähti ja ta oli kontaktis oma lähedastega. Kui sugulased sen päeval temast tavapäratult enam midagi ei kuulnud, andsid nad teada tema kadumisest, mis käivitas ulatusliku uurimise. Uurijad vaatasid üle ümbritsevate alade turvakaamerate salvestised ning üks märgamine registreeriti 23. juulil. Videosalvestisel on näha Charlene'id Adamsdowni linnaosas Cardiffis asuvas Morrisoni kohalikus poes. 24. juuli kell 6:07 jäädvustasid kaamerata taas, seekord ühes kinnistul Broadway tänaval Adamsdownis. Sealt edasi pidid politseinikud tuginema kogukonna teadetele, millest paljusid ei saa kinnitada, ning uurimistele, mis panevad neid mõtlema, mida avalikkuse liikmed rääkimata jätavad. Üks võimalik märkamine toimus 29. juulil, kui väidetavalt nähti Charlene'd kõndimas raudteesillal umbes kell 11:20 hommikul. Sild, mida kohalikud tunnevad musta sillana, ühendab Adamsdowni ja Splotti. Selle tähelepaneku järgi kandis Charlene sinist jopet ning kõndis üksteise järel aheltuvastamata mehega. Ühte meest on kirjeldatud kui heleda nahaga kaukaaslast, vanuses 30-40 aastat. Teisel isikul oli must näokate, mis võis olla osa mantlist, sallist või balaklaavast. Teist korda märgati mitu kuud hiljem, 1. novembril, ja selle järgi oli Charlene Corringtonis, Cardiffis, umbes kell 17:30. Võib-olla nähti teda Asda ees turvalaua lähedal. Seekord nähti teda koos väikelapse ja lühikeste burgundia tooni värvitud juustega naisega. Kõik kolm lahkusid koos supermarketist. Kuulimata neist kinnitamata teadetest ütleb politsei, et ükski neist pole suutnud tõestada, et Charlene on endiselt elus. Juhtum on sellest ajast saadik jäänud lahendamata, teated on kinnitamata ning kahtlus püsib, et avalikkuse liikmed võivad teada rohkem, kui nad välja näitavad. Perekond kinnitab, et nad ei lõpeta enne, kui saavad teada, mis temaga juhtus, ning politsei on endiselt pühendunud ja on muutnud kadunud isiku juhtumi kõrgema prioriteediga uurimiseks. Crime Stoppers on sellest ajast alates pakkunud teabe eest 2000 naela preemiat, et julgustada inimesi infot jagama. Uurimine viis hiljem 45-aastase mehe vahistamiseni, kes vabastati kautsjoni vastu, kuid rohkem uudiseid pole avaldatud. Väidetavalt on Charlene'il seljal eriline draakoni tätoveering, mida nähti turvakaamerate salvestistelt. Viimane kaamerasalvestis näitas, et tal olid juuksed krunnis ja seljas tume õllapaelte tato. Tevet selle kadunud isiku asukoha kohta saab edastada kuritegude vihje telefonile numbril 0805 155 111. Number context. Claudia Elizabeth Lawrence sündis 1974 aasta veebruaris Miltonis, Yorkshire'is. Ta õppis erakoolis Yorki tütarlaste kolledžis ja hiljem käis toitlustuskoolis, kus omandas kokakutse. Ta töötas Yorki restoranides ja hotellides, kuid pikad tööpäevad köögis jätsid talle vähe aega pere ja sõprade jaoks. 2006. aastal sai Claudia Yorki ülikooli Goodricke College'i kokaks. See töö võimaldas tal 2007. aastal osta oma kodu, väikese ridamaja Hemworthis umbes 3 miili kaugusel töökohast. Tööandja kirjeldas teda kui usaldusväärset inimest ning pärast sinna kolimist veetis ta õhtuid Naxheri pubis ja käis mõnikord puhkusel Küprosel, kus uuris töövõimalusi. 2009. aasta 18. märtsil töötas Claudia oma hommikuse vahetuse Goodricke'is, alustades kell 6 ja lõpetades umbes kell 14. Ülikooli valvekaamerad näitasid, kuidas ta lahkus jalgsi vaid mõni minut hiljem. Umbes kell 15 salvestas teine kaamera ta Melrose Gate'is asuva poe lähedal, mis asub tema kodu lähedal, ning väidetavalt nägi naaber teda samuti sealkandis. Õhtul rääkis Claudia mõlema vanemaga telefoni teel. Ta kõlas tavapäraselt ja oli elevil eesootavate emadepäeva plaanide üle koos emaga. Ta ütles, et on kodus ja plaanib vara magama minna, sest peab järgmisel päeval enne kella 5 hommikul tööle kõndima, kuna tema auto on remondis. Tema vanemad said temalt viimase sõnumi kell 21:12.
Sellest ajast peale pole keegi Claudiast midagi kuulnud ega teda näinud. Järgmisel hommikul kell 6:00 ei ilmunud 35-aastane tööle. Tema juhataja helistas, kui telefon suunas kõne automaatvastajale. Claudia pidi sel õhtul kohtuma ka oma sõbranna Susie Cooperiga, kuid ta ei ilmunud kohale. Susie teads, et Claudia kasutas telefoni sageli, proovis talle korduvalt helistada, kuid ei saanud temaga ühendust. Järgmisel hommikul võttis Susie ühendust ühiste sõpradega, sealhulgas näeks Hedi pubi omanikuga ja andis siis Claudia vanematele teada. Tema isa, Peter, helistas Goodrick College'isse ja sai teada, et Claudia oli töölt puudunud nii 19. kui ka 20. märtsil. 20. märtsil kell 14:00 võeti ühendust Põhja-Yorkshire'i politseiga ja esitati kadumisteade. Politsei oli alguses tõrges juhtumit kiireloomulisena käsitlema, kuna ilmseid vägivalla või segaduse märke polnud, kuid ametnikud kontrollisid siiski Claudia liikumisteed. 5 nädalat hiljem muudeti juhtum suure tähelepanu all olevaks uurimiseks, kuna tekkis kahtlus, et on toime pandud raske kuritegu. Üks oluline turvakaamera salvestis näitas tuvastamata meest, kes viibis pikemalt Claudia kodu taga asuvas allees. Kuid hoolimata korduvatest üleskutsetest pole teda kunagi tuvastatud. Nellie Nags Hedi püsikülastajad arreteeriti hiljem, kuid Crown Prosecution Service keeldus süüdistust esitamast ebapiisavate tõendite tõttu. Claudia Lawrence'i kadumine on endiselt lahendamata ning kõigil, kellel on teavet, palutakse võtta ühendust North Yorkshire'i politseiga numbril 101 või anonüümselt vihjetelefonil Crime Stoppers numbril 0800 555 111. Number 12. Rowena Walkeri juhtumi puhul pole avaldatud palju isiklikku teavet, sealhulgas tema tausta ega suhteid. Esimene asi, mida me teame 39-aastasest Christchurchi naisest, on see, et ta kadus ning tema otsingud ja teabe kogumine tema juhtumi kohta jätkuvad. Rowena nähti viimati 14. aprillil 2025 poes, mis asub Bassett Streetil Christchurchis. Teda nähti poe turvakaamerates koos tundmatu kaaslasega. Alles 22. oktoobril anti perekonnaliikmetele teada, et keegi polnud teda juba mõnda aega näinud ega temaga ühendust saanud. Murelikuuna teatas tema ema, et ta on kadunud. Viimati, kui perekonnaliikmed temast kuulsid, ütles Rowena neile, et ta peatub sõbra juures. See oli päev enne tema kadumist. Kohe alustati otsingutega ning leitud tõendid panid uurijad kahtlustama, et tegemist võib olla kuriteoga. Õiguskaitseorganid avastasid, et Rowena ei jätnud kadumise hetkel endast maha ühtegi digitaalset jälge, mis muutis uurimise keerulisemaks. Ilma võimaluseta tema liikumist jälgida on politsei tema heaolu pärast väga mures. Nad on oletanud, et kadunud naine võis viibida elamupiirkonna punases tsoonis, mis on Christchurchi piirkond, 630 hektari suurune maa-ala, mida peetakse maavärinate tõttu ebastabiilseks. See piirkond on tihedalt taimestatud ja sellest on vahepeal saanud ajutine roheala puhkealadega. See teooria ajendas punases tsoonis ulatuslikku otsingut, milles osales 30 töötajat, droonid, paadid ja politseikoerad. Need meeskonnad keskendusid piirkondadele, kus asju oleks võimalik peita või varjata. Selle aasta aprillis avastati mõned huvipakkuvad esemed, mida praegu testitakse, et teha kindlaks, kas need on seotud Rowena kadumisega. Tema kadumisega seotud asjaolud on endiselt ebaselged. Mees, kellega ta koos oli, on endiselt tuvastamata ja Rowena on siiani kadunud. Uurijad laiendasid oma otsinguid ka naaberpiirkondadesse, sealhulgas Waikatosse, Canterburysse ja Tasmani. Marina oli tuntud selle poolest, et ta reisis, kuid hoidis alati ühendust oma perega, eriti oma lastega reisidel olles. Tuvastamata mees, keda nähti koos temaga turvakaamera salvestisel, on praegu uurimise peamine juhtlõng. Kuid see isik ei ole siiani välja ilmunud. Tiivet selle kadumise kohta saab edastada kohalikele politseinikele numbril 105 või anonüümselt Crime Stoppersi kaudu numbril 0805 155 111 number 11. 30-aastane Jessica Zerinski elas koos oma vanaemaga Bosley Parkis Lääne-Sydneys. Lähedased kirjeldasid teda kui ilusat, tasase häälega ja kohe sümpaatset inimest. Samuti oli teada, et ta uitas ringi ja pöördus mõnikord võõraste poole, et saada küüti või sigaretti. Tema sugulased ütlesid, et tal oli vaimse tervisega raskusi, kuigi ta näis sellega toime tulevat. Perekond nägi teda viimati Bosley Parkis 25. novembril 2022 kell 22:00. Pärast seda kadus ta jäljetult, ilmudes vaid aeg-ajalt turvakaamera salvestistel.
Esimene kinnitatud nägemine toimus 3 päeva hiljem, 28. novembril kell 8:35 õhtul. Kui kaadrid näitasid, kuidas ta kõndis Paisley Parkis Zadro Avenue'd mööda lõunasuunas. Hiljem samal õhtul nähti teda Prairieville tee ääres asuva klubi juures. Seejärel Greenfield Parkis asuva Greenfield Taverni parklas. Umbes 10 minutit hiljem nähti teda lahkumas sinise Holden Commodore Universaaliga, mis sai uurimise keskseks osaks. Politsei jälgis sõidukit turvakaamerate salvestiste abil kuni järgmise hommiku kella 9-ni, mil seda nähti Horsley Parkis asuvas Ampli tanklas. 40-aastane mees, hiljem Paul Jonesina tuvastatud, väljus autost ja tankis seda. Ta kohtus Jessicaga tol õhtul ja tal polnud temaga varasemat teadaolevat seost. Jones läks samuti poodi sisse ja ostis sigarette ning 2 pudelit karastusjooki. Turvakaamera salvestis näitavat, et kõrvalistmel istus keegi oranži bluusiga, keda peeti Jessicaks, keda oli varem samades riietes nähtud. Uurijad märkasid ka, et kõrvalukse vahele oli kiilutud oks, mida varasemates sõidupi salvestistes polnud näha. Rohkem kui tund hiljem jäädvustati sama auto sõitmas lääne suunas Great Western Highway'l, kuid nüüd oli kõrvaliste tühi. 2023 aasta novembris teatasid uurijad, et nad leidsid Jonesi üles ja tegid sõidukile kohtuekspertiisi, kuid ei leidnud kasulikku tõendusmaterjali. Jones on nimetatud huvipakkuvaks isikuks, kuigi peale turvakaamera salvestise pole ühtegi tõendit, mis tõestaks, et ta oleks Jessicale kahju teinud. Jessica Zerinski kadumain on endiselt kahtlane ja lahendamata. Uurijad kahtlustavad võimalikku kuritegu. Teda kirjeldatakse kui Kaukaasia päritolu, blondide juustega, saleda kehaehitusega ning pikkusega 5 jalga 6 tolli. Tal on tätoveeringud paremal nimetissõrmel, vasaku randme siseküljel ja kaela tagaosas. Viimati nähti teda kandmas oranži toppi, musti retuuse ja madalaid kingi. Kõik, kellel on teavet, võivad võtta ühendust Fairfieldi politsei või kuritegude vihjetelefoniga numbril 1-803-0. Jessica asukohta viiva teabe eest on välja pandud $500,000 suurune preemia. Number 10. Alates 2000-ndate keskpaigast on Minneapolise Minnesota Longfellows kogukond teatanud, et neid on tabanud visanähtus, mis jätkuvalt neid vaevab. Niinimetatud Longfellows pauk, nagu seda on nimetatud, on olnud arutlusteemaks juba aastakümneid. Kuid teater otse Minneapolise politseile hakkasid laekuma palju hiljem, kui piirkonna elanikud muutusid üha murelikumaks salapäraste helide pärast, mis naabruskonnas kõlavad. Elanike sõnul on seletamatud kõmisevad paugud, mida kirjeldatakse kui maja raputavad valjusid, pannud nende aknad klirisema ja äratanud neid ehmatusega unest. Üldiselt kostavad need helid suveöödel ning neil on madalam toon, mis erineb oluliselt autoavarii või tulirelvade helidest. Hoolimata mitmest uurimisest ei ole võimud suutnud seda müsteeriumi lahendada ning on pakkunud vaid oletusi. 2010. aastal omistati salapärased paugud ilutulestikule. 3. jaaskond selgitas, et kuigi ilutulestik ja plahvatavad trafod võivad mõningaid helisid seletada, jääb suur osa neist siiski seletamatuks. Longfellows elanikud hakkasid selle nähtusööne omavahel vestlema foorumites, ning kohalikud analüüsivad seda teemat siiani. Ühes veebipõhises vestlusfoorumis Next Stories arutati neid sündmusi, küsides, kas keegi veel kuulis seda pauku eile õhtul ja mis need on. Ja mõned on mõelnud, kust need tulevad. Sellistele küsimustele on vastused alati samad. Kanalisatsioonigaasi plahvatusi jõe ääres, lähedal sõitvad rongid, sõjavägi, plahvatanud trafod. Need on vaid mõned ideed, mida on välja pakutud, kuid ükski neist ei tundu paikapidavat. Linnavo liikogu liikmed, tervishoiuosakond, politseiosakond, FBI ja isegi ballistikaeksperdid on püüdnud välja selgitada, mis need paugud on, kuid pole suutnud seda teha. Uuriva ja kirjanikud on samuti selle nähtuse uurimisega tegelenud, uurides kõiki võimalusi, kuid jäänud siiski tühjade kätega. Minneapolise ja peamise lennujaama vahel telliti triangulatsiooniprojekt, et määrata kindlaks müra päritolu. Kuid hoolimata meie parimatest jälgimistehnoloogiatest jääb allikas endiselt teadmata. Kuna kõik need erinevad sektorid ei suuda põhjust kindlaks teha, muutuvad Longfellowi paugud ainult ähvardavamaks ja salapärasemaks. Volikogu liige Andrew Johns on samuti pühendunud häirivate helide põhjuse väljaselgitamisele.
Ta pöördub sageli Longfellows elanike poole, öeldes, et volikogu on teadlik toimuvatest valjudest mürinatest ja uurib neid. 2018. aastal tegi ta Facebooki postituse, milles märkis, et isegi tuletõrjeüksused saadeti välja, kuid nad ei leidnud midagi. Johnson teatab, et kuigi see nähtus on aastaid kordunud, ei näi keegi olevat allikat näinud. Ilmastikutingimused on aga allikana välistatud. Kohalikud võimud pole samuti saanud teateid dünamiidi kasutamise kohta piirkonnas ega ole olnud ka mingeid tõendeid, mis viitaksid sellele, et lõhkeaineid tegelikult õhku lastakse. Teisteks teooriateks on salajased NORAD-lennud või lähedal asuva jõe all olev murrang. Kuid jällegi tõendid puuduvad täielikult. 9. Ida-Armeenia ja armeenia keele eristamine ei ole lihtsalt juhuslikult tekkinud mõiste. Sellel andis tõuke Khatchatur Abovyan, õpetaja, teadlane, kirjanik, luuletaja ja filosoof, oma peateosega Armeenia haavad. Kaasaegse Armeenia kirjanduse isaks peetav Abovyan sündis 1809. aastal maalilises Kanagerti külas, olles Bagarjani suguvõsa järeltulija, üks 5 Armeenia perekonnast, kes piirkonda valitsesid. Vaimulikust haridusest hüdinuna lahkus Abovyan preesterkonna õpetustest ja kolis Tiflisse, et õppida armenoloogiat ja keeli. Ta lõpetas 4 aastat hiljem, 1826 aastal, ning just Vene-Pärsia sõja ajal kohtus ja sõbrunes ta Euroopa professori Friedrich Perrega, kes aitas tal Tartu Ülikooli astuda. Mõni aasta hiljem naasis Abovyan oma kodumaale, kuid jäi sügavalt murelikuks oma rahva rõhumise pärast. Samuti häiris teda kogu ühiskonna piiratud vaimne kultuur. Ja nende peale tükkivate mõtetega võidelda hakkas ta kirjutama. Ja ta kirjutas väga viljakalt, uurides mitmeid teemasid erinevates stiilides, sealhulgas luules, proosas ja esseedes. Aga Abovyani ei huvitanud oma ideede avalikustamine ainult isiklikel põhjustel. Ta soovis, et tema töid loetaks ja mõistetaks. Selle tagamiseks mõtles ta välja plaani. Kirjutada publiku keeles, mis antud juhul oli kõnekeelne armeenia keel, mitte klassikaline. Armeenia haavad oleks selle idee tulemus, kirjutatud 1841 aastal ja avaldatud postuumselt 1858 aastal. Aga tegelikult ei tea keegi, millal või kuidas Abovyan suri, sest 1848 aastal kadus ta salapäraselt. 38-aastaselt sündmus, mis lõpuks varjutas tema töö. See oli selle aasta 14. aprillil, kui kirjanik lahkus varahommikul kodust tavapärasele jalutuskäigule, jättes oma naise Amelia koos laste Vardeni ja Adeleidiga koju. Tunnid möödusid ja neist said päevad ning siis nädalad. Arusaamatul kombel ootas Amelia kuu aega, enne kui teatas oma mehe kadumisest. Kui levis kuuldus, et suur kirjanik oli salapäraselt kadunud, haaras kogukonda paanika. Kuid hoolimata arvukatest otsingutest ei leitud Abovyanist ühtegi jälge. Kirjanikul oli teadaolevalt nii Pärsia kui ka Türgi vaenlasi, mis oli otsene tulemus tema vastuolulistest kirjutistest, mis olid äratanud patriootilisi tundeid armeenlaste seas, kes elasid Pärsia ja Vene võimu all. Traagilisel kombel ei tea keegi, kaasa arvatud ajaloolased ja eksperdid, mis Abovyaniga tol hommikul juhtus. Ta lahkus kodust ega tulnud kunagi tagasi. Tema kadumine on tänaseni vahendamata. Klassikaline juhtum, kus kõik pusletükid pole koos. Khatchatur Abovyan kirjutas romaane, jutustusi, näidendeid ja kunstilisi kompositsioone. Ta lõi ka verse ja valme ning oli esimene Armeenia kirjanik, kes kirjutas lastekirjandust. Tema luude oli täis satiiri, mis sageli kritiseeris bürokraatiat. Ta uskus, et igal inimesel on arenguvõime ning see seisukoht koos tema püüdlustega haridussüsteemi reformida võõrandas ta Armeenia eliidist. Kuid see mängis rolli idapoolse Armeenia kirjanduse arengus, kuigi suur osa tema loomingust avaldati alles pärast tema kadumist. Number 8. See pahaendeline sumin on nähtus, mis tekitab rahutust paljudes maailma paikades. Nii palju, et see ajendas looma andmebaasi nimega Maailma suminakaart ja andmebaasi projekt. Kõige tuntum ja paremini dokumenteeritud juhtum on Taose sumin, mis häiris Taose linna elanikke Uus-Mehhikos. Ühe uuringu kohaselt suutis piirkonna elanikkonnast vaid 2% tegelikult seda sagedust kuulda. 2006. aastal tehti Uus-Meremaal kuuldud Aucklandi sumina kohta mitmeid salvestisi.
Teine populaarne näide neist seletamatutest helidest on Windsori sumin, millest teatasid Windsori linna elanikud Ontarios 2011 aasta lõpus. Seda kirjeldati kui madalat undavat vibratsiooni. Arvati, et see pärineb Zugi saared. Järgnenud aastatel puutusid ka teised piirkonnad nende kõhedust tekitavate helidega kokku. Ja 2023 aastal oli selleks oma Põhja-Iirimaa Tyrone'i grafkonna halduskeskus. Sel aastal ei tulnud linnaelanikel uni kergesti, sest nad langesid igal õhtul pimeduses kõlava kõikjale ulatuva sumina aimamatuteks ohvriteks. Tundus, et seda suminat ei saanud omistada tavapärastele kahtlusalustele. Kui varasematel juhtudel peeti tõenäolisteks põhjusteks mürasaastet ja liiklust, siis Omagi sumin oli teistsugune. Erinevalt enamikust teistest juhtumitest häiris pidev öine müra Omagi elanikke nii palju, et mõned neist kolisid isegi täiesti teise linna, et sellest pääseda. Suminat, undamist või mürinat on kirjeldatud kui madala sagedusega kominat, mis meenutab tühikäigul töötava automootorit. Ja kuigi pruun müra võib aidata unetuse ja ärevuse korral, osutus see seekord hoopis tüütuks häiringuks. Väsinuna pidevast mürinast nõudis kogukond, et Omagi volikogu astuks samme. Nad nõudsid, et allikas tuleb üles leida ja kõrvaldada. Kohalikud võimud otsisid küll, kuid ei suutnud leida mürina kindlat päritolu. Suurim probleem selle mõistatuse uurimisel oli mõjutatud ala suurus. See ala oli lihtsalt liiga suur ja seetõttu oli võimatu saata ametnikke mürina allikat otsima. Nad peaksid põhjalikult uurima iga tänavat, maja, ettevõtet, kanalisatsioonisüsteemi, rongijaama, kõike. Ja seda tuleks teha spetsiaalselt mürade jälgimiseks mõeldud kaasaegse varustusega. Volikogu uskus, et probleem võib olla seotud ilmaga või on tegemist hooajalise nähtusega, mis esineb septembris. Just siis hakkasid elanikud allikata heli märkama. Mysteerium muutus veelgi kummalisemaks, kui Alex Fagan otsustas asuda sellele põhjalikult jälile. Dokumentaalfilmi Tõeline põhi Omaha sumin kaudu võtab Fagan ühendust Emmett McKellatoniga, kes otsib samuti barokksuminat, ning Jamie Ryaniga, remondimehega, kellel on varustust, mis võib aidata allika leidmisel. Dokumentaalfilm juhatab nad lõpuks tehasesse, mida nad pidasid selle pahoendelist ja häirivat müra tekitavaks kohaks. Kuid juriidilistel põhjustel ei saanud Fagan tehase nime avaldada ning kohalikud võimud ei suutnud samuti kinnitada, kas see asutus oli tõepoolest allikaks. Kummanisel kombel kadus Omaha müra vaid mõni nädal pärast seda, kui Fagan teatas, et ta usub juhtumi olevat lahendatud ning seda pole sellest ajast saadik enam kuuldud. Number 7. Manitowoczi, Wisconsin, Ludingtoni, Michigan ja Benton Harbori, Michigan piirides asub suurte järvede Bermuda kolmnurk, tuntud ka kui Michigani kolmnurk. See on see pahaendeline okeaaniala, kus on aset leidnud mitmeid kadumisi. Laevad, lennukid ja inimesed on kadunud seletamatult ning enamik neist pole kunagi sügavustest välja ilmunud. Esimene dokumenteeritud kadumine Michigani kolmnurgas leidis aset 1679 aastal, kui karusnahakaubanduseks ehitatud laev Le Griffin alustas teekonda Michigani järvel. See oli Fort Frontenac, mis oli kaubanduspost ja sõjaväekindlus. Laev oli täis karusnahku ja varustust, mis tuli toimetada järve lõunapoolsesse otsa. The Griffini marsruut viis seda läbi Michigani kolmnurga, kuid see jõudnud sealt kunagi välja. Postil olnud inimesed ootasid peaaegu 6 aega, enne kui mõistsid, et laev ei jõua kunagi kohale. The Griffinid ei nähtud enam kunagi. 1891 aasta mais lahkus puidulaev nimega Thomas Hume Chicagost kai äärest, lasti ruum täis puitu. See laev polnud tol päeval ainus veeteen, sest mitmed teisedki vaevad olid merel teen. Teise laeva meeskonna märkmete kohaselt hakkasid ähvardavad pilved ilmuma kaugusesse, kui Thomas Hume jõudis Michigani kolmnurga piirkonda. See ei jõudnud kunagi oma sihtkohta ning mitte ühtegi selle laeva triivpuitu ei juhutud kunagi kaldale. Teine laev, mis Thomas Humest möödus, kandis nime Ruth Simmons. 20 aastat pärast laeva kadumist asus laev taas samale marsruudile teele. See vedas jõulupuid. Reisi keskel heiskas meeskond hädasignaali lipu, kui nad möödusid Kewaunee päästejaamast.
Jam saatis välja päästepaadid, mis asusid kiiresti jälitama, kuid kaotasid laeva silmist ning Ruth Simmons kuulutati seejärel kaduluks. 1937 aastal oli George Donner söelaadungiga laeva kapteniks. Donner oli teel Port Washingtonisse, Wisconsini osariigis ja kõik tundus sujuvat hästi, kuni ühel õhtul läks kapten oma kajutisse puhkama, lukustades ukse seestpoolt. Kui laev sihtkohale lähenes, läks esimene tüürimees Donnerit äratama, kuid leidis, et kajuti uks oli lukus ja seestpoolt ei tulnud mingit vastust. Kui uks maha murti, leidsid meeskonnaliikmed kapteni kajuti tühjana. Hoolimata põhjalikust otsingust, laeval ei nähtud Donnerit enam kunagi. Mis temaga juhtus, jääb endiselt mõistatuseks. 1950. aastal sai lennust 2501 Michigani kolmnurga järgmine tahtmatu ohver. Lend pidi minema New Yorgist Seattle'isse ja pardal oli 58 reisijat. Möödus mitu tundi ilma lennukist märki nägemata, mis ajendas alustama otsingu ja päästeoperatsiooni. Vees leiti lennuki väikesi tükke, kuid lennuki terviklikku struktuuri ei leitud. Ka rannavalve otsis veest, kuid lõpuks otsingud lõpetati ning lennuk koos kõigi reisijatega kuulutati kadunuks. 1998 aasta juulis astus Donald Schaller pardale kahekohalisse Arrow L-39 Albatrossi ühemootorilisse reaktiivtreenerisse. Schaller oli kogenud piloot, kes kavatses osaleda oma esimesel lennuetendusel Traverse City's, Michiganis. Reisija kohal istus Donovan Rodriguez, lennuinstructor. Kell oli 6 õhtul, kui Schaller teatas raadioside kaudu juhtimiskeskusele, et ta on nüüd 27 miili kaugusel Cherry Capitali lennujaamast, kus ta oli startinud, ja et ta pöördub samasse lennujaama tagasi. Kuid lennuk ei naasnud. Selle asemel jälgisid lennujuhtimiskeskuse töötajad, kuidas reaktiivlennuk ähvardavalt radarilt kadus pardal nii Schaller kui ka Rodriguez. Viimastel aastatel on selles piirkonnas sonari abil tuvastatud lennukikujulisi struktuure. Kuid hilisematel sukeldumistel selles kohas järeldati, et ükski neist moodustistest ei ole kadunud lennuk. Michigani kolmnurk nõuab jätkuvalt ohvreid ja kasvatab oma kurikuulsust, muutudes võrdväärseks Bermuda kolmnurga legendiga. Ja nagu selle salapärase piirkonna puhulgi ei suuda eksperdid siiani kokku leppida, mis põhjustab neid kummalisi ja äkilisi kadumisi. Number 6. 6. Minolased, kultuur, mis on kõige paremini tuntud oma müütide ja legendide poolest, millest populaarsaim on Theseuse ja Minotaurose lugu, olid pronksiaja tsivilisatsioon Kreetal. See kultuur õitses umbes aastast 3000 e.Kristun kuni sellest seletamatu kadumiseni 1100 e.Kristun. Selle ühiskonna nimi tuleneb sõnast Minos, mis viitab kahele võimalusele. Minos oli kas dünastilise valitseja tiitel või konkreetse kõrge positsiooniga isiku nimi Kreetal, kellel oli samuti koht Kreeka legendides. Kreeka suurima saare päikeselistel kallastel ehitasid minooslased oma keerukaid paleesid, lõid uskumatut kunsti ja rajasid oma kaubandusvõrgustikud üle kogu Vahemere. Kultuuri näis olevat looduse vastu suur sympaatia, mis ilmnes nende kunstiteostes kujutatud elavate stseenide kaudu, kus olid delfiinid, linnud, kalad ja lilled. Erinevalt teistest iidsetest kultuuridest kujutati minooslaste kunstis naisi kõrgetel positsioonidel ja oluliste tegelastena, kusjuures mõned eksperdid arvavad, et tegemist võis olla matriarhaalse ühiskonnaga. Samuti oli iidsete tsivilisatsioonide kohta ebatavaline see, et just see kultuur pööras suurt tähelepanu hügieenile. Kreeta paledes oli näha teatavat peenust, mida poleks osatud oodata. Need olid varustatud torustike, vannide, tualettide ja äravoolukanalitega. Minolased olid üks esimesi iidseid kultuure, kes kasutasid varajasi sanitaarsüsteeme, mis viitab sellele, et nende elustiil ja majanduslik seisund olid kõrgel tasemel. Umbes 3500 aastat tagasi sattusid Kreetal elanud minolased aga hävitava katastroofi keskele. Maa hakkas värisema, mis oli hoiatus, et lähedal asuva Thera saare vulkaan on kohe purskamas. Ja nii see ka juhtus. Võimas vulkaanipurse vallandas tsunami, mis oli teel Kreeta rannikule. Paled hävitati selle järel ja ühiskond paisati segi. See sündmus leidis aset aastal 1450 e.Kristun, vastavalt iidsetele ajaloolistele allikatele. Väidetavalt enne see sündmus mükeenlaste saabumisele, kes ilmselt võtsid Kreeta üle. Aga tundub, et see ei ole see, mis tegelikult juhtus.
Viimaste uuringute kohasel võis vulkaanipurse toimuda kaua enne minu ilaste langust. Kusjuures mõned teadlased paigutavad selle kuupäeva vahemikku 1565–1501 e.Kristur. Teine uuring viitas sellele, et see toimus ajavahemikus 1609–1560. Ja lõplik järeldus 95,4% tõenäosusega paigutas purse ajavahemikku 1602–1502. See tähendas, et mükeenlaste sissetungi aeg ja purse aeg polnud omavahel seotud ning purse ei hävitanud minoslasi. Arheoloogid on leidnud ka täiendavaid tõendeid, mis viitavad sellele, et minoslased olid sellisteks sissetungideks valmis. Hilisel pronksi ajal sai selle tsivilisatsiooni puhul üks suundumus üsna selgeks. Nad hakkasid tegelema ehitusprojektidega, mis olid mõeldud sõjaks valmistumiseks. See järsk muutus tõi kaasa kaitsemüüride ja tornide ehitamise, kuid suur osa mükeenlaste rünnakutest toimus merel, mistõttu pole sissetungide kohta kindlaid arheoloogilisi tõendeid. Uute tõendite, nende puudumise ja täiustatud dateerimismeetodite valguses jääb küsimus minooslaste languse kohta endiselt õhku ning vastusteks pakutakse vaid teooriaid. Number 5. See juhtus Nürnbergis 1828 aastal, kui hargnema hakkas kõige mõistatuslikum ja tuntum ajalooline mõistatus. See polnud mitte seletamatu kadumine, oli see kummalise noore poisi hämmastav ilmumine. Kaspar Hauseri lugu, kes väitis, et oli suure osa oma elust veetnud pimedas keldris ainult mänguhobune seltsiks, köidab kuulajate tähelepanu siiani. Nii kummaline ja haruldane, kui Kaspari lugu ka ei tunduks, ei ole ta ainus. Mõni aasta pärast seda sündmust koges Saksamaa déjà vu'd, kui ühes väikeses külas, mis asus kaugel suurtest maanteedest ja oli eraldatud suurlinnade saginast, ilmus välja veel üks salapärane isik. See oli 1850 aastal, kui Saksa võimud muutusid uudishimulikuks, kui Le Bussi piirkonnas Frankfurdi lähedal Oderi jõe ääres ilmus ootamatult välja mees, keda nad ei tundnud. Võõrast kirjendati kui inimest, kes rääkis vigast saksa keelt ja kellel olid Kaukaasia päritolu tunnused. Ta viidi ülekuulamisele ning külaametnikud mõtlesid, kas tegemist on tavalise petisega või peitub tema loos midagi enamat. Kui teda küsikles linnapea, väitis mees, et tema nimi on Jofar Voran ja ta on pärit Lasserea riigist, mis asub Sakreas. Kuid kumbagi neist kohtadest ei eksisteerinud. Kinnitati, et Voran ei osanud ühtegi Euroopa keelt, välja arvatud natuke vigast saksa keelt. Ta luges ja kirjutas keeltes, mida ta nimetas Latsereaks ja Abramianiks, millest viimast ta väitis olevat vaimuliku ordu murre. Vorin selgitas, et ta järgib kristlikku usku, mida ta nimetas Ispasianiks. Veel üks omadus, mis eksisteeris ainult Vorini käsul. Ta selgitas, et Ispasian oli vormilt ja õpetuselt kristlik ning pärines Sakrea maalt, mis oli üks 5 maasuurest piirkonnast koos Aflari, Aslari, Oslari ja Uplariga. Ühtegi neist ei tunnistata tänapäeva geograafias. Vorin ütles võimudele, et ta oli sellesse piirkonda saabunud, otsides oma nimetamata kaua kadunud venda. Väidetavalt oli tal märkimisväärsed geograafia teadmised ning ta oli olnud ookeani reisil oma õevenna otsingul, kui sattus laevahukku. Kuid võõras ei suutnud täpsustada, kuhu ta oli sattunud. Ta ei teadnud selle koha nime ega suutnud kaardil ega gloobusel oma teekonda maismaal näidata. Seetõttu jäi tema päritolu teadmata. Väidetavalt viidi Vorin vaikselt Berliini, kus ta pidi sattuma teadlaste ja õpetlaste uurimise alla. Tema elu ega surma kohta ei ole kindlaid ajaloolisi andmeid. Järgnenud aastatel on ajaloolased väsimatult püüdnud välja selgitada, kes Vorin oli, kust ta tuli ja kuhu ta kadus. Asjatundjad on oletanud, et võõra viide Sakreale võis olla kirjaviga ja tegelikult mõeldi Zakariat, mis asub Türgi piirkonnas. Arvatakse, et kohad, millele ta viitas, võisid olla tema versioon tänapäeva mandritest. Sakrea tähendas Lõuna-Ameerikat, Aflar Aafrikat, Aslar Aasiat, Oslar Austraaliat ja Uplar Euroopat. Aspasian, religioon, mida mehed väitsid järgivat, sarnanes kristnusega, mis viis spekulatsioonini, et tema ususüsteem oli lihtsalt tema enda pandud nimi. Samuti leiti, et see on seotud Aleksander Suure Iraani vallutuse kirjeldustega.
Nende järelduste põhjal usuvad ajaloolased, et Varoon võis olla Türgi päritolu, kuid on ka mõningaid üksikasju, mis on selle idee ümber lükanud, jättes Džafar Vorooni äkilise ilmumise seletamatuks mõistatuseks. Number 4. Varases maa ajaloos esineb kummaline, salapärane vastuolu. See on astronoomiline probleem, mis on ekspertidele nii segadust tekitav, et sellele pandi isegi nimi. Seda nimetatakse nõrga noore päikese paradoksiks või nõrga noore päikese probleemiks ning see viitab vastuolule maa-vedelavee olemasolu ja päikese oletatava kiirgusvõimsuse vahel planeedi algusaegadel. Väidetavalt miljardite aastate eest, kuna päike oli märgatavalt jahedam, võiks eeldada, et maavesi oli külmunud, õhk oli külm, maastik jäine. Jääpall, mis hõljub tühjuses. Ometi, iidsete tsirkoonkristallide järgi, mis kannavad veemõjude isotoopilisi jälgi, oli maal voolavat vedelat vett vähemalt 4,4 miljardit aastat tagasi, kui päikese kiirgus oli vaid 70% tänasest. Kuna päike oli tuhmim, arvatakse, et pooluste jää kasvaks, peegeldaks rohkem päikesevalgust ja jahutaks planeeti veelgi enam. Kivimi ja fossiilileiud aga näitavad, et see pole nii. Iidne maa oli soe ja vesine, elu jaoks tõeline pelgupaik juba selle algusaegadel. Tänapäeval on päikese fotosfääri temperatuur umbes 10 000 kraadi Fahrenheiti, kuid kõik need aastad tagasi oli see märgatavalt madalam. Vaatamata väiksemale soojusele oli maal siiski vedelvesi olemas. Ja just see ajab astronoomid segadusse. Kuidas sai päike olla tuhm, aga maa soe? Selle kummalise vastuolulise sündmuse seletamiseks on välja pakutud mitu hüpoteesi. 1972 aastal, kui Carl Sagan ja George Mullen selle küsimuse esimest korda tõstatasid, pakkusid nad välja, et kasvuhoonegaasid võivad seletada piisavalt sooja temperatuure, mis hoidsid vee vedelas olekus. Duo rõhutas, et kõrged ammoniaagigaasi kontsentratsioonid võisid selles nähtuses rolli mängida. Kuid hiljem on avastatud, et kuigi ammoniaak on tõhus kasvuhoonegaas, hävib see atmosfääris kergesti, kus see muundub lämmastikuks ja vesinikuks. Veel üheks teooriaks oli loode kuumenemine, mille kohaselt arvasid eksperdid, et kuu oli kunagi maale palju lähemal ning maa pöörnes ka kiiremini kui praegu. Nad ütlevad, et see põhjustas suuremaid loode kuumenemise episoode. Kuid 2021 aasta uuring näitas, et loode kuumenemine võis anda umbes 10 vatti ruutmeetri kohta, tõstes temperatuuri kuni 41 kraadi Fahrenheiti võrra. 100 miljoni aasta ajaskaalal, mis on liiga lühike, kui rääkida nõrga noore päikese paradoksist. Kosmilisi kiiri, pilvede muutusi ja Gaia hüpoteesi uuriti kõik võimalike lahendustena sellele vastuolule, kuid ükski neist ei tundunud lõplik. Selgub, et me ei tea oma planeedi ajaloost kaugeltki nii palju, kui mõned inimesed tahaksid sind uskuma panna. Oluline on meeles pidada, et kui väidetavad eksperdid esitavad teooriaid, mida tuntakse ka kui oletusi, selle kohta, mis võis või ei võinud juhtuda väidetavalt miljardite aastate eest, siis sinu enda oletus on sama hea kui nende oma. 3. punkt. Biokeemik ja maateooria Peng Xiaomu sündis 1925 aastal Guangdongi provintsis. Ta õppis Hiina keskülikoolis, mis on nüüd tuntud kui Nanjingi ülikool ja lõpetas 1947 aastal bioloogia eriala. Varsti liitus ta Shanghai Biokeemia Instituudiga ja õppis Zhao Tianguani juhendamisel. 1956 aastaks osales ta mitmetel teaduslikel ekspeditsioonidel Xinjiangi, kus ta kirjeldas lopnuri kõrbe erinevaid taime ja loomaliike. Ta mõõkis ka kaaliumi kogunemist. Lopnori hirmu äratav maine ei suutnud Pengi heidutada, kes ütles kord, et teadus tähendab käia teed, mida teised pole veel käinud. Keelatud tsoonina tuntud kõrb, kus suvel tõuseb temperatuur sageli 70 Celsiuse kraadini, on inimtühi maa, mille kadumiste ajalugu on nõudnud mitme maateooria elu. Leivad on tuntud selle poolest, et nad liiguvad ja maastik muutub, paljastades mõnikord unustatud iidsete linnade varemed, mis kunagi seal asusid. 1979. Aastal 54-aastaselt edutati Peng Hiina Teaduste Akadeemia asepresidendiks. Teadlane kadus järgmisel aastal ühe lopnori ekspeditsiooni ajal, mida ta juhtis. Alguses pani külmasõja jätkumine uurimistöö seisma, kuid 1980 aasta suvel naasis Peng koos oma arheoloogide, bioloogide, keemikute ja geoloogide meeskonnaga hüüatud maale.
Meeskonna juht uskus, et kui nad suudavad Lopnoris leida maavarasid, annaks see hoogu Hiina tööstusarengule, mis aitaks kaasa käimasolevale sõjale. Ekspeditsioon oli alanud sujuvalt, kuid kui kõik ülesanded said täidetud ja olulisi avastusi polnud, arvas Peng, et nad peaksid kõrbes edasi kagusse uurima. Meeskond nõustus vastumeelsed, kuigi nad väljendasid ohtliku keskkonna suhtes ettevaatlikkust. Nad olnud kindlad, et suudavad piirkonnas ohutult liikuda, kuid ekspeditsioon jätkas siiski teekonda. 17. juunil, vaid 5 päeva pärast reisi algust ja vaid mõni päev pärast täpsustamata vaidlust, kadus Peng jäljetult. Meeskonnal hakkas vesi otsa saama ja see muutis nad üha närvilisemaks. Sel päeval sundus teadlane tundmatusse, jättes endast maha kirja. Seal oli kirjas, et ta läheb vett otsima, kuid Peng sellest retkest tagasi ei tuleks. Meeskond alustas kiiresti otsinguid, lootes leida temast mindigi jälje, kuid Liiv ei säilitanud temast mingit jälge. Aastatel 2005 kuni 2007 avastati Lopnori kõrbes mitu inimjäänuste kogumit, mis äratas lootust kogukonnas ja Pengi perekonnas. Iga kord, kui jäänused tuvastati, selgus, et need ei olnud Pengi säilmed. Neljaski kadunud teadlase otsing ei andnud tulemusi ning ta kuulutati hiljem revolutsiooniliseks märtriks. Asjatundjad on Pengi otsingutel uurinud lugematuid võimalusi, sealhulgas röövimist ja ülejooksmist, kuid kumbagi neist pole võimalik kindlalt tõestada. Number 2. See oli 1930 aasta november, kui Kanada maadeuurija ja karusnahakütt Joe LaBelle liikus läbi Kanada loodealade, mis on nüüd Nunavути territoorium. Selle piirides asub Anjikuni järv, mis oli kohaliku inuitide asula elatusallikaks. Tundus, et LaBelle oli küla elanikele juba tuttav. Ta oli seda piirkonda varem külastanud ja teadis, et saab selles asulas öömaja. Nagu tavaliselt ootas ta sooja vastuvõttu nagu varemgi, kuid külla jõudes leidis ta midagi eriti kummalist. LaBelle leidis, et mõnes onnis küpsetati toitu. Karusnahad olid korralikult hoitud, tassid ja kausid seisid puutumatult ning lumi oli häirimatu. Esimest korda aastate jooksul valitses väikeses asulas kõhedust tekitav vaikus. LaBelle kõndis ettevaatlikult ringi, otsides inimeste märke, kuid liikumist polnud kusagil näha ja peale tema enda polnud maastikul ühtegi jalajälge. Kogu küla, kus elas 30 asunikku, oli nüüd kadunud. 7 kelgukoera leiti endiselt oma postide külge seotud, mõned neist olid nüüd pooleldi lume alla mattunud. Oli selge, et hülgamine toimus kiiresti. Inimesed lahkusid kiirustades, jättes kõik maha ega jätnud ühtegi jälge sellest, kuhu nad läksid või miks. Koerte laidmine oli eriti häiriv, sest inuitide kultuuris, külas, mis oli suuresti ühiskonnast eraldatud, olid nad eluliiniks, pühadeks kaaslasteks ja olulisteks abilisteks. Koerad vastutasid transpordi ja elutähtsate ressursside liikumise eest, kuid siin nad nüüd lamasid. Kui LaBelle jätkas külas ringi liikumist ja iga ebatavalist asja dokumenteeris, leidis ta veel ühe kõhedust tekitava tulluse. Läheduses hondasid inuitid matmis paika. Alal ringi uurides leidis maade avastaja lahtised hauakohad, mis kõik olid tühjad. Kuid äsja sadanud lumi kustutas kõik inimkätte ja tööriistade jäljed. LaBelle'i valdas hirm, mis sundis teda üle jäise kõnnumaa tagasi lähimat telegraafikontorit otsima. Kui ta lõpuks kohale jõudis, oli ta kurnatud, kuid saatis teate kummalisest avastusest tagasi Kanada kuninglikule ratsapolitseile. Terve küla oli kadunuks kuulutatud, mis ajendas põhjalikku uurimist. Kohale jõudes kinnitasid ohvitserid LaBelle'i kummalisi väiteid. Terve küla oli tõepoolest kadunud, jättes endast maha mitte ühtegi jälge. Võimud alustasid kunagise asula elanike surnukehade otsimist, kuid ei leidnud ühtegi. Ükski inuit ei naasnud kunagi külla ja neid ei nähtud enam kunagi. Põhjusel, mis pole teada, eitas Kanada kuninglik ratsapolitsei juhtumi toimumist, kuid tühjad telgid ja lumega kaetud koerad on sellele tunnistusele vastuolus. Number 8. Friedrich Wilhelm Ludwig Leichhardt, keda ajaloolistes dokumentides nimetatakse enamasti lihtsalt Ludwig Leichhardtiks, oli maadeavastaja ja loodusteadlane, kes sündis Trebatši küla lähedal Brandenburgi provintsis. Ta oli Christian Hieronymus Matthias Leichhardti ja tema abikaasa Charlotte Sophie 8 lapsest 6.
Ludwig tundis huvi filosoofia, keelte ja loodusteaduste vastu, mida ta õppis Göttingeni ja Berliini ülikoolis aastatel 1831–1836. Vaatamata 5-aastasele õpingutele ei saanud ta siiski ülikooli diplomit. Ta kolis 1837 aastal Inglismaale ning jätkas loodusteaduste õpinguid mitmes asutuses ja tegi välitöid erinevates Euroopa riikides. Sealt läks ta laevadele ja purjetas teele. Tema kuulsaimad uurimisretked toimusid Põhja- ja Kesk-Austraalias. 1842 aastal saabus ta Sydneysse eesmärgiga uurida sisemaa alasid, lootes uurida selle geoloogiat, taimestikku ja loomastikku. Ta soovis samuti jälgida põllumajandusmeetodeid. Seejärel asus ta ainuisikuliselt eksemplare koguma, mis viis teda Newcastle'ist Moreton Bay'ni. Alexander Walker Scotty kutsel avanes tal ka võimalus uurida Ashe saart. Ludwig naasis 1844 aastal Sydneysse, et osaleda valitsuse rahastatud ekspeditsioonil, mis kulges Moreton Bay'st Port Essingtonini. Plaanid aga nurjusid, kuid maadeuurija ei tahtnud koju tagasi minna. Selle asemel korraldas ta ekspeditsiooni ise ja värbas kaasa mitu vabatahtlikku. Reis kestis 2 aastat. Naastes sai ta valitsuse toetuse ja leidis erarahastuse teise ekspeditsiooni jaoks. Samal aastal lahkusid laevad taas sadamast, suundades Austraalia poole. Seekord viis reis The Darling Downsea piirkonnast läänerannikule, seejärel Swan Riveri äärde ja lõpuks Perthi. Kuid tugevad vihmad, malaariapalavik ja nälg sundisid ekspeditsiooni tagasi pöörduma. Ludwig ei võtnud reisile kaasa ka meditsiinikomplekti, mis põhjustas mässu ja närvivapustuse. Pärast ebaõnnestunud reisi ja malaariast paranemist veetis Ludwig mitu nädalat Kandamaini jõe kulgu uurides. Ja 1848 aastal asus Ludwig Kandamaini jõel teele, plaanides jõuda Luike jõeni. Meeskonda kuulasid Ludwig, 4 eurooplast, 2 aborigeenist teejuhti, 7 hobust ja 20 muula. See oli aprilli algus, kui seltskond alustas suurt teekonda Darling Downsea aladelt, kuid seekord nad enam tagasi ei tulnud. Kui 2/3 ekspeditsioonist oli läbitud, kadusid nad kõik, sealhulgas Ludwig Leichhardt, seletamatult jättes maha mõistatuse, mida pole siiani lahendatud. 1855 aastal juhtis kogenud maadeavastaja Augustus Charles Gregory teaduslikku ekspeditsiooni Austraalia põhjaosas. Meeskond lahkus Moretoni lahest, uurides Victoria, Ashley, Roperi ja MacArthuri jõgesid. Seejärel sattusid nad seni dokumenteerimata jõele, millele nad panid nimeks Leichhardt. Seejärel alustas rühm tagasiteed mööda Flindersi, Burdekini, Fitzroy ja Burnetti jõgesid, mis kestis 16 kuud. 1858 aastal juhtis Gregory teist ekspeditsiooni, seekord Leichhardti otsingule, lootes lahendada selle saladuse. Märtsis asus rühm koos kogenud rajameestega ja 40 hobusega, kellest igaüks kandis 150 naela varusid teele Ipswichi piirkonnast ning jõudis aprillis Barkley jõeni. Sinna jõudes leidsid nad midagi täiesti ootamatut. Lähedal asuvasse puusse oli sisse lõigatud täht L, mis viitas sellele, et Leichhardt oli seal olnud. Kahjuks takistas ekspeditsiooni jätkuv põud, sundides Gregorit ja tema seltskonda otsingut katkestama ning Adelaide'i suunduma. 1864 aastal avastas Duncan McIntyre veel 2 sama tähega märgistatud puud Flindersi jõe ääres. 1900 aastal avastas üks aborigeenist ranšomanik 6 tolli suuruse messingplaadi, millele oli kirjutatud Ludwig Leichhardt 1848. Plaat oli kinnitatud tulirelva kaba külge, mis oli jäetud boabipuusse. Selle avastuse autentsust kinnitati siiski alles 2006. aastal. Ja peale puudesse lõigatud L-tähtede on see ainus alles jäänud jälg Ludwigist. Kõigi nende aastate jooksul pole tema ekspeditsioonist rohkem tõendeid leitud, mistõttu Ludwig Leichhardti ekspeditsiooni saatus on teadmata. Aitäh teile, et vaatasite! Kui teile see video meeldis, siis kindlasti vajutage meeldid luppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste videodega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.